Nii, lugupeetavad mõtisklejad, täna nüüd asume selle arutluste seeria viimase arutluse juurde. Teeme väikse kokkuvõtte, lõpetame ära need arutlused, mis meil on pooleli jäänud, mille puhul ma lubasin, et me edaspidi vaatame detailsemalt. Ja üks niisugune asi, mis jäi meil pooleli väga keerulise koha pealt ja hädasti oleks vaja kindlasti lõpule viia, oli see sotsiaalne keskkond. Täna vaatamegi ja ma ütlen, see on raske asi. See on küsimus, mida kuskilt lugeda ei ole. Ja veel eriti seetõttu, et sõna sotsiaalne on kasutusel igal pool, kogu aeg sotsiaalsed probleemid, sotsiaalsed mured, sotsiaalministeerium, sotsiaalkomisjon, Riigikogus, kõik igal pool sotsiaalne ja samal ajal tegeldakse seal materiaalsete küsimustega, igasuguste rahaga, pensionid, töökoht ja töötus ja nõnda edasi. Kõik see, mis puudutab inimesi, on just nagu siis sotsiaalne. Ei ole. Inimestel on ka terviseprobleemid, inimestel on majanduslikud probleemid. Sageli on inimestel vaja raha, et elada. Vaja on katust pea kohale, vaja on õigusabi. Teil on liiga tehtud. Ja nii edasi, nii edasi. Inimestel on väga erilaadsed probleeme. Ja mingi hulk, väike teatud hulk probleemidest on sotsiaalsed probleemid. Sotsiaalsed probleemid on kõigil, mitte ainult nendel, kes iseendaga toime ei tule, kes on rataste vahele jäänud. Ja kõigil on sotsiaalsed probleemid samamoodi. Nagu ka majanduslikud ja õiguslikud ja poliitilised, ideoloogilised, kultuurilised ja muud. Niisiis, sotsiaalne keskkond. Ma otsin selle mudeli üles, mis meil tahvli peal on. Ja siis vaatame seda juba mudeli abil. Ma otsin nüüd üles selle lehe, mis meil siin pooleli jäi ja kõigepealt selle situatsiooni ja siit selle pealt ma tahaks näidata ühte detaili veel, mille kallal nähtavasti tuleks kodus ja kaaslastega ja üldse natuke mõtelda. Inimesed tahaksid, et nad elaksid tõeses, stabiilses, probleemses valikasituatsioonis. Tahaksid elada selles. Tahaksid töötadagi niimoodi, et nad tunnevad, et nad on valikasituatsioonis. Peavad õppima, pingutama, otsustama ja kogu aeg probleemses situatsioonis. Neilt oodatakse asjatundlikkust, et teha häid otsuseid. Aga kui nad avastavad, aga tegelikult on mängulises, absurdses sundsituatsioonis, mis pealegi kogu aeg võib muutuda. See ka ei tea, mis homme saab. Ja tõsiselt ei saa võtta mitte midagi, kõik on mingisugune jabur mäng. Kui nad avastavad, siis nad võivad öelda ka, et aga sinna me ei tahtnud. Seda me ei soovinud. See meid ei rahulda. Kas see on kodus või ühiskonnas või kuskil mujal, see on tähtis. Igal pool, ükskõik kus kohal. Kodus lihtsalt ei taha niimoodi edasi elada ja siis on lahutus näiteks. Võimatu, mis see olgu. Kui abikaasadel ei jätku arusaamist sellest. Aga kui tööl või ühiskonnas tervikuna või mingites otsustuskogudes käib niisugune asina, siis tahvas appi. Vaatame nüüd seda sotsiaalset keskkonda täpsemalt. Võrdumuse tegurid. Ma ei saa varjata, et see on üks asi, mida ma kunagi ülikoolis töötamise ajal lausa uurisin. See oli minu eriline valdkond. Sellega ma tegelesin pikemalt ja põhjalikult. Ma nimetan praegu nii sõrmede peal, loen üles need võõrdumise tegurid. Tegurid, mis kutsuvad esile võõrdumise. Millest võõrdumiseks? Tööst, kodust, kultuurist, ühiskonnast, sõpradest, perekonnast, ükskõik millest või kellest. Esimene küsimus. Ehkki järjekord ei ole mingit tähtsust, aga mingi loogika selles on siiski. Esimene küsimus, kas inimene on küllalt informeeritud? Kui ei ole informeeritud, kui ta saab aru, et tegelikult talle räägitakse tagantjärel või valetatakse või üldse niimoodi. Ta ei ole informeeritud isik. Siis tekib küsimus, miks? Kuidas siis nii? Ja tekib
tahtmine hoopis eemaldada, mis asi siis olgu. Teine, kas saab aru? Mõnikord on infot kõik ka täis, aga ei saa aru sellest, ei näe selle taha, ei taipa seoseid. No ütleme väikse lapse puhul, koolis puudus mingi põhjusel, oli haige, eks ole, tuleb kooli, räägitakse kõigil ühtemoodi, aga tema ei saa enam aru, sest tal vahepeal tükk puudub ja seoseid ei teki ja mis sa sellest kuulad, nii aru ei saa mitte midagi. Ja siis on teada, mis edasi juhtuma hakkab. Nüüd edasi, kolmandaks. Kas saab kaasa rääkida arutamistel? Kui inimene tabab ära, et tema arvamust ei taha keegi kuulda. Tema seisukoht ei soovi keegi arvesse võtta. Noh, siis miks ma peaks olema informeeritud, miks ma peaksin aru saama? Niikuinii keegi ei arvesta. Ja kui öeldakse, et mis asja sina siin seletad, sina pea oma suu kinni. Sina laps räägib siis, kui kana ja nõnda edasi. Ja siis tekib võrdumine. Rääkida kaasa ei saa, keegi juba suutki lahti teha, mis ma seal käin, mis ma seal ikka istun. Edasi, 4. küsimus. Sellest, kas otsustamisest saab kaasa rääkida. Võib juhtuda niimoodi, et oled küllalt informeeritud, küllalt saad aru kõigest ja niimoodi ja räägid ka ja arutatakse kõik läbi, eks ole. Ja siis, mina olen see tähtis isik. Mina ütlen, et me oleme neid küllalt arutanud. Otsus on järgmine. Ja sellel ei ole mitte mingit pistmist sellega, mida osavõtjad siin rääkisid. Ja nüüd ma ütlen, et järgmine arutelu on teisipäeval. Tulete jälle? Ei tule ju. Mis sa seal käid? Niikuinii ei arvestata. Otsused on midagi muud. Otsused tulevad meelevaldselt. Otsustel ei ole mingit pistmist sellega, mida arutlustel räägiti. Ja sel juhul tekib võrdumine. Ei taha üldse sinna minna. Arutage ise. Võrdumise teguriks on kahtlemata näiteks ka see, kas on võimalik valida. Kõik lihtsamad asju. Valida näiteks oma kohta. Ja tagantpoolt tulge ära kõik siia ettepoole, istuge siia esimesse ritta. Tähendab, võetakse ära õigus valida omale istekoht. Ja see kutsub esile võrdumise, mis see sinu asi on, kus ma istun, eks ole. Ma istun seal, kus ma tahan istuda. Ja mis seljas on, mis riided need on, mis soeng see on selline. Ja vaatame, mis pliiad siin, mis kirjutad. Ja üldse, kus sa oled ja mis eile tegid. Ja nõnda edasi, nõnda edasi. Võetakse ära kõige lihtsamad valikud. Koht, vahendid ja igasugused seosed ja keegi usurpeerib õiguse otsustada selle üle, mida inimene arvab, et tal on endal õigus otsustada. Ja see muudab üsna vastikuks osalemise. Ja kaasneb võrdumine. Ei lähe üldse sinna. Nüüd edasi võib olla põhjuseks see, et inimene tahaks reguleerida valgust ja rütmi ja kiirust ja õhku näiteks teha, akna lahti teha ja igast asju reguleerida. Inimene tahab, et tal oleks õigus reguleerida. Aga kui on keelatud, ei reguleeri siin midagi. Ei saa aega reguleerida, ei saa kiirust, valgust, mitte midagi, hääle tugevust, midagi ei tohi reguleerida. See on kõik juba reguleeritud ja sinu asi on istuda paigal. See muutub vastikuks. Ka kodus näiteks võib muutuda täiesti vastikuks, kui keegi paneb seal televiisori mingile kanalile käima, hästi valjusti, sest kõrvakuulmine on kehvavõitu. Ja nüüd istub ja kuuleb ja keerata kanalid vahetada ei või, vaiksemaks keerata ka ei või, vaataja ja teleka vahelt läbi käia ka ei või, ja mitte midagi ei või, ja akent lahti ka teha ei või, sest siis tekib seal 3-poolne kopsupõletik või midagi muud hirmsat, mis tõttu ei tohi, mitte midagi ei tohi. Ühtegi asja ei tohi teise koha peale panna, sest seal see koht on siin. Mitte midagi reguleerida ei või, inimeste elu muutub talumatuks. Ja niisuguste lihtsate asjadega, see tundub, et väiksed pisiasjad, no mis see siis olgu? Pisiasjad sageli kulmineeruvad, ühes koos vastastikuses sõltuvuses võimendavad üksteist ja siis
muutub pisiasjade tähendus väga võimsaks. Muidugi võõrdumise võib esile kutsuda ka see asjaolu, et näiteks eesmärgid ei ole väärikad. Vääritud eesmärgid määrivad inimesi. Võõrdumise võib esile kutsuda asjaolu, et ei ole kaitset. Inimesed tahavad mingi kaitse, et keegi kaitseks neid. Ja kui mitte keegi kaitse, kõik aina süüdistavad ja niimoodi, siis tekib võõrdumine, siis ei ole kindluse tunnet. Kindluse tunne on väga tähtis asi. Kui kindluse tunne millegi pärast muutub kaheldavaks, siis ei taha seal üldse olla, siis tuleb ära minna. Mine tea, mis juhtub. Ja noh, muidugi võib öelda ka vahendite kohta väga tähtsa märkuse, et ka vahendid peavad olema väärikad. Vääritud vahendid määrivad tegijaid. Mõnikord on eesmärgid väärikad, aga vahendid, mille varal neid püütakse saavutada, ei kõlba kuskile. Ja sel juhul tekib võõrdumine. Inimene ei taha ennast määrida ja püüab mingil ettekäändel kuidagi tõmbuda eemale. Ja see ongi võõrdumine. Võõrdumise tagajärjeks omakorda on juba siis, no inimene võõrdunud isik, eks ole, peab ju ka ikka edasi elama. Aga kuidas ta elama hakkab ja mismoodi siis juba, see on juba järgmine väga keerukas küsimus. Nüüd ma tahaks paluda tähelepanu niisugustele sotsiaalsetele pingetele, nagu näiteks anoomia. Anoomia on selline üsna õudne nähtus inimeste vahelistes seostes ühiskonnas, kus on toime sotsiaalsete pingete tõttu see tekib ja omakorda see põjutab sotsiaalset pinget mujal. Anoomia on see pinge või anoomiaks nimetatakse seda pinget, mis tekib see tõttu, et inimesed on sunnitud elama, olema rollides, mille väärtused ja normid on vastuolulised. Noh, näiteks siin ema ühiskonna tegeline. Ema rollis on vaja kodus hoolitseda seal laste eest ja perekonna eest ja integrida ja kodus on tegemist alati rohkem, kui üleüldse suudab teha. Ühiskonna tegelase rollis on vaja sõita, käia nõupidamistel, koosolekutel, pidada kõnesid ja tegeleda igase ühiskonna asjadega. Ja mõlemalt poolt surutakse, mõlemalt poolt nõutakse, mõlemalt poolt leitakse, et vähe. Ja mis siis tekib? No siis tekib selline olek, et mine või lolliks. Ja see anoomia on üks asi, mis paistab väga selgelt silma, väliselt ka paistab. Inimese pilk muutub fikseeritud pilk kuhugi kaugusse, samal ajal ei näe mitte midagi. Ei söö, ei joo, muutub kahvatuks. Ja anoomia on kergelt nähtav. Aga kui ikkagi sajad inimesed on anoomilises seisundis, kui peavad olema paralleelselt rollides, mille täitmiseks peab ületama vastuolu, sisemise vastuolu. Kas mõlemad korraga ei saa teha, ei saa olla. Siis on üsna metsik pinge. Vaatame, et üsna lähedast asja, aga sootuks teine. See on rollikonflikt. Teatavasti mingis rollis saab inimene olla juhul, kui keegi on vastand rollis. Ja see on normaalne elu. Ei saa olla müüja, kui ostjaid polegi. Müüja rollis ei saa olla, kui ostja rollis pole kedagi. Arsti rollis saab olla juhul, kui keegi on patsiendi rollis. Ja nii edasi, nii edasi. Kõik, igal juhul mingis rollis saab olla vastand rollis olemas. Sel juhul, kui keegi on vastand rollis. Nii see elu kulgeb. Aga juhtub seda, et just nimelt vastandrollis olijad ei suuda enam üksteist taluda. Ja kui tööandjad ja töövõtjad ei suuda teineteist enam taluda, siis tekib revolutsiooniline situatsioon. Mäletate, kuidas see oli? Ühed ei saa ja teist ei taha enam vanaviisi elada. Globaalne rollikonflikt on revolutsiooniline situatsioon. Rollikonflikt kodus tähendab lahutust. Rollikonflikt ettevõttes võib tähendada streiki.
ja nõnda edasi, nõnda edasi. Nii et rollikonflikt on sotsiaalsete pingete allikas ja sellega võivad kaasneda väga sünged purustused. Oskame ette näha. Nüüd paneme siia siis veel, paneme siia indolentsuse. Indolentsus on niisugune pinge, mis tekib, kui inimesed avastavad, et nende arvamusi ei arvestata, et nendel on ettevalmistus, nendel on teadmised, oskused, kogemused, kõik nad võiksid osaleda, aga keegi ei võimalda seda tegelikult. Proovi see kuskil, siis saad vastu näppe. Ja siis võtab inimene kätte ja ütleb, et aga ta ei tahagi. Ega ta mõni loll ei ole, et ta siin tahaks. Krylov on kirjutanud selle kohta väga silmapaistva valmi. Mäletate seda? Rebane ja viinamarjad. Rebane ei saa viinamarju kätte. Aga ta ei saa anda küll öelda, et ta ei saa kätte. Viinamarjad on kõrgel. Ta ütleb, et viinamarjad on haputa, ta ei soovigi neid. Inimene, kes ei saa näiteks äri ajama hakata, ei tule mitte midagi sellest välja. Hakkab käima ringi ja seletama, et tema küll ei taha äris osaleda, see on ju täiesti amoraalne tegevus. Ja kes näiteks, mingi mees, kes ei saa abielada seetõttu, et ükski tütarlaps teda ei pea millekski, kellekski. See hakkab käima ringi ja seletab, ega tema mõni loll ei ole, et tema abielu. Tegelikult ei saa. Ja siis ta hakkab seletama vastupidist. Kasvab nii või naapidi karvadesse, ei pese, ei hoolitse enda eest ega kellegi teise eest ja magab seal, kus juhtub, nii nagu juhtub. Ja võtte, see on indolent. Indolentsus on metsik nähtus ja igas narkomaania ja kõigi nende igast älbiva käitumise puhul peab selle indolentsuse tagama, et teadma, vastasel juhul ei tule ju sellest profülaktilisest tegevust mitte midagi välja. Põhjuseks on sageli indolentsus ja võitlema ei pea mitte siis selle indolentsuse taga kaasnevad nähtuste, vaid selle indolentsuse põhjustega. Järgmiseks paneme siia rollikonflikt, see on juba olemas meil. Nüüd paneme konformsuse. Konformsus kui ühiskondlik pahe seisneb selles, et inimesed ei julge olla iseseisvad, ei julge teha otsuseid, ei julge käituda nii, nagu nad ise õigeks peavad. Ja ma olen teinud niisuguseid katseid üliõpilastega koos lasteaias näiteks. Näitan niisugust 2 pulka, üks on punane, teine on must pulk. Aga nüüd enne katset lepin kokku mitme isaga ja seal kesküti onuga ja veel igast tähtsate ja autoriteetsete isikutega, et kui ma küsin, kumb pulk on pikem, siis öelge kohe kiiresti ja valjusti ja selgelt, et punane on pikem, punane on ju pikem. Ja nüüd küsin laste käest, et kuidas sulle tundub? Küsin kõik läbi sealt ja nüüd, kui sulle tundub, tuleb hingab sügavalt sisse, ütleb, et punane, pikem. Siis võtame läbi, võtan teise käest, punane on pikem. Vaatavad sinna nende teiste tähtsate poole, kes ütlesid ja ütlevad samamoodi. Nüüd katse jaoks on igaks juhuks puhtuse tarbeks, et siin on pallid ja kuubikud ja lindid ja igas asjad ja võtame läbi sellised mõisted nagu suurem ja väiksem ja kergem ja raskem ja lühem ja pikem ja igas värvid, kõik võtame läbi, kõik värvid tunnevad värve, eristavad suurusi ja kõik asjad, mõisted on selged, pole kahtlustki. Ma kutsun uuesti, tule nüüd siia, ütle nüüd uuesti, kumb pulk on pikem? Ütleb punane. Ma ütlen, tule siia, tule lähemale, katsu käega, pane käsi peale ja ütle mulle, kumb pulk on pikem? Hakkab nutma. Suust ei tule välja see, et punane on ju lühem. See on nüüd konformsus. See on täiesti metsik nähtus. Inimesed hakkavad rääkima seda, hakkavad isegi mõtlema seda, mida nii nagu keegi rääkis, nii ka kuskil keegi ütles. Selle asemel, et rääkida seda, mis ta oma silmaga näeb, ise oma kogemusega tunneb.
noh, seltsimehed, kes on selle poolt, et midagi. Ja kõik tõstavad kätt. Igaüks teab, et see on jama. Mäletate veel? Ei mäleta. Tosin aastat on möödas. Oli ju nii. Võib jälle korduda, kui inimesed ei ole küllalt arukad. Konformsust ei tohi lasta tekkida. See on metsik, purustav jõud. Me oleme siin niisugust katset ka teinud, et putrud enda lasteaias. Osa oli moosi ja mett ja suhkrut ja võid pudru sees. Ja inimesed istusid ja sõid ja emad ja lapsed kõik reas ja kõik kiitsid, et küll on maitsev pudel, kes selle küll valmistas. Ja järgnevalt tuli seal, keegi ei teadnud, kellegi ei ole midagi räägitud, tuli, kus on sinepit, pipart ja soola ja niimoodi, et ei saagi süüa, eks ole, ükski suu täis ei lähe alla. Aga kui eelmiste käest küsiti, kuidas teile puder maitseb, kõik kiidavad, kõik laksutavad keelt ja nüüd jõuab järgi pane nende laste kätte, noh, kellel on seal pipart ja soola sees, nende ei ole ühtegi suudeid alla suutnud neelata ja ütlevad, et väga maitsev on. Ta ei saa suust, ei tule välja see, sest kõik teised rääkisid, et on maitsev, tema ei saa ütelda, et ei kõlba kuskil. Miks see asi on? Selline konformsus tekib juhul, kui on autoritaarne keskkond, kui inimesel on keelatud olla iseendaks. Kui ta ei julge öelda seda, mida mõtleb, ei julge tegutseda nii, nagu mõtleb. Kui pole lubatud olla subjektiks, vaid inimene on surutud manipuleerimise objektiks. Seesama subjektsuse probleem, millest me alustasime, mäletate? Kohe mis esimesel meie kohtumisel oli kõne all. See on keskne küsimus. See on selles, kas ühiskond kujuneb demokraatlikuks ühiskonnaks või jätkuvalt autoritaarseks, sisuliselt fašistlikuks ühiskonnaks. Kommunistlik või fašistlik, no seal ei ole mingit vahet, see on üks sama. Aga see on seesama subjekt-objektne suhe inimeste vahel, kus keegi teine on otsustanud, kuidas on õige, mille eest peab võitlema, seal ei tont teab mille eest, kas eluruumi eest või kommunistliku tulevikus, mis vahet see on, keegi ei tea, mis see on. Ja tagajärjeks on, et inimesed muutuvad manipuleerimise objektiks, mitte subjektiks, kes on iseseisvad ja vabad. See on konformsuse eitus tegelikult. Nüüd, mis siin veel kirjutada, paneme siia veel sellise asja nagu teeme marginaalsus. On see marginaalsus meil ei ole veel, jah? Marginaalsus, jah. Marginaalsus on see õnnetus, see sotsiaalne pinge tohutu, kui inimesed ei suuda ennast määratleda. Nad ei kuulu kuskil. Ei suuda istuda ühe tooli peal ega teise peal, võid põrandal, eks ole, kahe tooli vahel. Ma olen siin mitmetele oma tuttavatele ka öelnud, venelastele, kellega ei suuda määratleda, kuhu nad kuuluvad. Ma ütlen, määratle end ükskord lõppude lõpuks. Otsusta ära. Kui sa tahad siia jääda elama, no siis otsusta. No siis istuta puud maha. Siis pane lilled kasvama, siis hakka elama. Kui sa tahad ära sõita, siis sõida ükskord lõppude lõpuks. Ka see vireled kahe vahel. Neid on ka küllalt, kes räägivad, et nemad tahaksid hakata ettevõtjaks. Ja räägivad aastast aastast. Tegelikult ei hakka. Tegelikult pole seda, pole teist, pole mitte midagi. Istuvad põrandal. See on see marginaalsus, kahe vahel olek. Kui inimene vahetab töökohta, siis on selline aeg ju, kus ta vanasse kollektiivi enam ei kuulu, aga uude veel ei kuulu. Jälle kahe vahel. Ja nii selliseid, kes on kahe vahel, kes ei kuulu kuhugi. Neid on kahjuks küllalt palju. Ja see, kui see aeg venib pikaks, siis on see üks väga tähtis põhjus, miks inimene hakkab hälbima, miks ta läheb põhja omadega ja ta ei saagi järje peale üldse. Marginaalsus peab väga orienteeruma, see on sotsiaalsete pingete tohutu allikas. Sotsialiseerumise puhul tohutu probleem, kuidas ületada iseennast ja kõike seda, mis keskkond kaasa toob, kui on suured mingid muutused ühiskonnas. Eesti ühiskonnast on suur osa marginaalsed, sest nad ei kuulu siia ega sinna, kõik ei kuulugi. Ja muidugi
hakkavad nad nurisema varem või hiljem, selle tõttu, et nad on põrandal maas, keset mulda, porilombis on ju halb olla. Kes seal tahaks olla? Nad ei ole sinna soovinud, kindlasti mitte. Nad on sinna sattunud. Viimase, mis ma siia lisan nüüd veel, no see, ma ei tea, kus see joon nüüd tõmmatasid. Paneme sellise asja nagu deprivaatsus. Deprivaatsus on niisugune sotsiaalne pinge, mis tekib seetõttu, et inimesed on avastanud, et nad ei kuulu, neid ei peeta, neid ei hoita. Nad on kõrvale visatud, nad on minema heidetud, neid ei võeta tõsiselt, neid ei arvestata. Nad arvasid, et nad kuuluvad teiste hulka ja selgub, et ei kuulu. Selgub, et tegelikult ei taha neid keegi näha. Tegelikult tahetakse neist lahti saada. Ja kui inimene seda avastab, et ta on kogu aeg eksinud, ta tegelikult on reedetud, ta on maha jäetud, siis sellega kaasneb metsike efekt. Deprivatsiooni efektid on hirmsad. Kui laps avastab, et vanemad on ta kuskile hüljanud, siis võib tekkida niisugune kogemus, tänu millele inimene ei usu ja ei usalda kogu järgneva elu mitte kedagi. Siis on kogu aeg see suur armukadeduse foobia ja kogu aeg kahtlustab ja ka töökaaslasi kahtlustab. Need väidavad, et need teevad tööd. Mis tööd nad teevad? Mis need? Tegelikult nad on ühed vargad, kui mitte muud või ajavargad ja midagi nad ei oska, midagi nad ei saa ja nõnda edasi. Tähendab, see on õnnetus. Ja nüüd siin on ikka sigri-migri, eks ole. Igal asjal on oma vastand, positiivne pool. Selle leidmine jääb kõigile koduseks ülesandeks. Otsige üle, mis on siis see positiivne. Siin on praegu peamiselt on siin praegu kirjas see, mis on niimoodi ohtlik ja ühiskonnas. Vaja on eeskätt pingutada selleks, et oleks see positiivne olemas. Ja ühtlasi peame teadma, missugust on need negatiivsed, missugused on need ohud ühiskonnas, sotsiaalsed ohud, sotsiaalne keskkond on selline, mis tekib seetõttu, et inimesed ei oska sageli ette näha, mis võib nende tegevusega kaasneda. Me oma tegevusega kujundame see sotsiaalset keskkonda ja see sotsiaalne keskkond omakorda kujundab meie käitumist ja otsuseid ja valikuid ja kõike muud. See on nüüd arutlus, mida me ei oleks saanud alguses pidada. Selleks me pidime lõppu jõudma. Kujundame omal keskkonda, teeme häid otsuseid, püüame käituda nii, et see oleks küllalt süsteemne, küllalt järjekindel, sihiteadlik ja viiks meid niisuguste tulemusteni, mille üle võime ise rõõmu tunda ja mille üle võivad rõõmu tunda ka teised. Tänan tähelepanu eest.